targad õpikud ütlevad ju niimoodi, et iga toode või teenus peab rahuldama kellegi vajadust. See tähendab, et sul peaks olema päris hea arusaamine, mida oodatakse. Ja me oleme oma äri püsti pannud eelkõige lähtudes üha suurenevast vajadusest selliste looduslähedaste, naturaalsete, ma julgen öelda ka tervislike toodete järele. Kuigi meie ettevõtte nimi on Siidrikoda, ei ole siider mitte ainukene meie tootevalikus. Me valmistame õunamahlast ja õuntest ja ka teistest toorainetest või marjadest, puuviljadest tooteid. Meie viimane rakendusuuring näitab seda, et sellest osast, mis me praegu kasutust ei leia, sellest on võimalik teha täiesti unikaalseid, kõrge väärtusega, laia tarbimispõhjaga tooteid. Nii et me ise oleme väga meil on säde silmis praegu, et meil on tulemas midagi väga ägedat. Ega kõiki oskusi ja teadmisi ei pea ise oskama, et suure väärtusega on ka just see teadmine, et sa tead, kes teab. Ehk siis võrgustumine on kaasaegne nähtus, nii et me oleme väga palju teinud teaduskoostööd nii Eesti kui ka isegi välisasutustega. Teadus on meil üks oluline, väga oluline isegi selline sisend, mida me igapäevaselt kasutame oma ettevõtte arendamisel ja uute toodete väljatöötamisel järjepidevalt. Tänastele ettevõtetele ma ei oskagi midagi targemat soovitada, et loodke oma noorema põlvkonna peale. Kui vähegi võimalik, proovige neid haridusteid rahastada ja et inimesed saaksid võimalikult kihvti kogemuse kuskil mujal Eestist väljas. Ja siis tuleksid selle kogemuse ja teadmisega tagasi ja hakkaks asju teistmoodi üles ehitama.